Tere, mina olen Mardo Männimägi ja sa vaatad One Stage vestlust number 25. Täna alustame 3. hooaega. Uus koht, uued külalised, väga palju uut. Püüame üllatada külalist millega, milleks ta ei ole ette valmistunud. Ja üldiselt teada on ju see, et me siin formaadis ma valmistan sisuliselt ette üksi oma ette. Kuulan seda inimest, vaatan, kus ta on rääkinud, vaatan, mis ta karjääri jooksul on teinud. Ja püüan leida siin seal ridade vahelt mõtteid, mis võiksid olla teile kui vaatajatele, kuulajatele põnevad ja huvitavad. Siinkohal väga tihti küsitakse, miks ma ikkagi jälle seda teen. Väga lihtne põhjus. Minu elukutse on lihtsalt selline, et ma pääsen nii ägedatele inimestele ligi ja ma olen korduvalt öelnud ja ütlen täna veel, fotograafia on nii äge tööriist pääsemaks. Mitte kuulsate, vaid just ka huvitavate ja inimestega, kes on juba enne mind või täna millegiga silma paistnud ja tavaliselt on silma paistmisel taga selline suur probleemide lahendamise oskus ja kahjuks sinna tavaliselt tekib ka edu. Tänane külaline, me jooksime põgusalt kokku ühe reklaamvõttel ja meil olid nii huvitavad mõtted ja meie huumor täiesti kattus, nii et me mõlemad ei naernud, aga see oli naljakas. Teda tuntakse, kõik teavad, kes siin on juba mingi erilist. Teda teatakse ja tuntakse kui ühe edukaima Eesti jalgpallurina, kes läks lihtsalt kõikidele eile, ütles ja läksid välja ja püüdles millegi poole, mis on suurem kui tema ise ja suurem kui Eesti. Mina julgen nii öelda, suurem kui Eesti. Teda pressis on öeldud, et ta on Eesti David Beckham. Aitäh, Ragnar, et sa oled siin. Väga meeldivad olla siin. Aplaus. Kas me polnud varem kordagi kohtunud enne seda võtet? See vastab tõele. See vastab tõele. Kuidagi, kas sa oled selles rollis olles tuntud inimene? Kas sind kutsutakse palju sellistele üritustele? Eks ikka kutsutakse, aga teistpidi, mille pärast mul on ülihea meel siin olla, nagu sa mainisidki, et sa ei peaks seda tegema nii professionaalselt, nii hästi ja ma arvan, see üks põhjus, mille pärast ma ütlesin, kuna sa oled seda kõike nagu niimoodi teinud ja sa teed seda nagu väga hästi kvaliteetselt ja mis ongi isegi mitte 5, 10, 15, 20 aasta pärast, kui seda tagasi vaatad, siis see on nagu hästi tehtud ja see on ka üks minu elu põhimõtteid, kui midagi teha, siis korralikult. See kandub kõikidesse valdkondadesse edasi. Ma ei küsinud seda küsimust tegelikult selle mõttega, aga ma tänan. Jah, eks me siin mürame ja mida ma armastan öelda on see, et me tegelikult alles õpime. Ja kui äge on, et inimesed tulevad, sest ma hindan väga su aega. See on tükike sinu elust, sinu perest, sinu õhtusest ajast ja sa oled siin, et respekt. Kui ma siin nagu uurisin see kuu aega nüüd, lugesin su kohta, ma vaatasin jalgpalli isegi. Ja ma olen ise kunagi jalgpalli mänginud ja ma saan sellest kõigest aru. Ma olen vilets telekavaataja ja uudiseid, kuna ma teen hästi palju meedial tööd, siis ma pole vast mingi 13 aastat olen. Meil on telekas, aga meie laps isegi ei tea, et see on tööl. Nüüd ta töötab ja nüüd ta on aru saanud, et kui käime sõpradel külas, et on mingi pult, millega saab selle vilkum panna, aga ta veel ei tea, ta ei seoseid, ei seo. Seega sinuga kohtudes mulle meeldis hästi see soojus, sa olid mega sõbralik, me polnud kordagi varem kohtunud, sa kohtlesid mind, kogu meeskonda, mu assistenti, nagu ma oleks nagu sul lähedased inimesed, mis
eestlaslikult tegelikult on ju see, et senikaua, kuni sa pole tõestanud, et sa oled hea inimene, senikaua sa oled halb inimene alguses. Ja see oli nagu vastupidi. Kas sport on teinud sind selliseks? Mingil määral kindlasti, võib-olla nagu mastaabiliselt, eks jah, saab alati lahata seda nagu Eesti väiksuse selle fenomeni, millest tekivad sellised veits hästi või paremini arvavad inimesed endast. Aga kui maailma mastaabis võtta näiteks jalgpalluritega nii-öelda maailmameistrite superstaaridega koos mängides, siis ma võin kindlalt öelda, et 95% on samasugused ülihead inimesed, ülihea hingega, südamega, aga mis seal nagu muutub, on lihtsalt see, et see väljast poolt tulev fännlus, need fännide hordid on lihtsalt nii suured, et nad ei suuda seda hallata ja sellepärast nad tõmbuvadki endasse. Nad ei suuda kogu aeg, kui nad jala kodust välja tõstavad, siis sellega tegeleda, siis sul on oma eraelu, sul on perekonnad, et sellepärast nad hakkavadki järjest rohkem sügavale nagu ennast ära peitma, siis sinna tulevad turvamehed, sinna tuleb kogu see meeskond taha, et sa lihtsalt ei jõua seda hallata lõpuks. Eestis on selles suhtes lihtsam ja võib-olla on ema niimoodi kasvatanud, et ole kõigi vastu sõbralik. Hästi on kasvatanud. Väga huvitav mõte, mis sa tõid kohe välja, on see, et kõik ju vaatavad, need jalgpallurite elus on ju filmid on jalgpallurite naised, see teine, et see uhked autod ja mul tuleb lihtsalt sellelt võttelt üks asi meelde, et meil oli seal me Marki nimeta üks väga äge auto ja sa istud sinna sisse, et kurat, kes sellega sõidab? No see oli märkimisväärne auto ja see kuidagi, ma olen liiga pikk, ma ei saa liigutada, ma ütlesin, tõstan natuke liiguta kätt, ma ütlesin, ma ei saa. Et me tegime ühe reklaami, ühe väga ägeda, kuidas seda autoliiki nimetakse, kui me Marki ei ütle? See on nagu hüperkaar, aga sinna nagu lähedale Eesti mõttes jah, et ühesõnaga, seal ei olnud mugav, see, kuidas seda peegelsid nii ausalt ja siiralt, see mõtlesin normaalne. Et tavaliselt on legend, et jalgpallurid sõidavad kõik, kes Hummeriga ja kes mis raketiga. See nagu suht vastab tõele. Lihtsalt ma olen nii mugav lapsevanem, mul 3 last nüüd. Yeah. Ma sõidan nagu sellise bussiga, vänniga nagu soccer mom. Kõige parem masin üldse. Yeah. Sest seal on nii palju ruumi ja siis, kui sa lähedki kuhugi maale või suvekoju, siis sa lihtsalt robustselt viskad kogu selle kama sinna sisse. Lapsed. Ja sinna peale. Sa ei mõtle ka, mis sa kaasa võtad, kõik võtad kaasa ja see toimib. Mulle meeldib see. Aga sul oli, kui sa noorem olid, siis kui ma kuulasin paari podcasti, mis sinuga on tehtud nii Äripäevas kui ka Kalev Kruus, siis mulle väga meeldis üldiselt, kuidas sa tõid hästi palju näiteid läbi oma perekonna, aga enne seda, kui sa ei olnud pereinimene, kas sul oli ka mingi selline sportauto, kus ainult käsi sai välja minna? Kusjuures ei olnud, aga sellega ongi nagu huvitav nagu fenomen, vähemalt nagu minu jaoks on olnud, kui ma olin nagu noor, selline 17-18, eks sa oled ikkagi veel seal puberteedi eas, hakkad üle minema, puberteediga iga on üldse, sellest inimesed liiguvad ringi peapõrutusega. See, et keegi üldse sealt välja tuleb, on ime. Ja siis oli 17-18, kus ma unistasin, et kunagi, kui ma raha teenin, siis mul võiks olla Ferrari või Bentley. Ja siis, kui see asi nagu edasi liigub, sa jõuad sinna maale, kus saad seda lubada, siis mõtlen, ma ei tahagi seda. Ma tahaks nagu järgmist asja nagu unistus, see oli rohkem teostamise suhtes enda unistust. Ja siis sa teedki suuremad need unistused ja liigud selles suunas. Võib-olla, mis ma tahan öelda, et väga paljudel meil on finantsiline või rahaline unistus, mida me soovime saavutada, aga tegelikult see on selline limiteeriv unistus, et tegelikult sa jõuad sinna maale päris kiiresti, kui sa näed palju vaeva. Ja siis, kui sa sinna oled jõudnud, siis aju ütleb, okei, ma jõudsin kohale. Ja siis see jääb kuidagi stagnatiseerub. Et nagu vähemalt minu jaoks on raha mõistes need unistused ei ole kõige tähtsamad olnud. 17-18 olid, aga peapõrutus. See on hea, kusjuures see on mega hea näide, see ongi üks peapõrutus. Yeah. Et tihti on see, et inimestel on kaasa arvatud mina ise. Kui ma toon üldse näiteid, siis ma toon nagu... Nüüd ma teen auto inimesi maha jällegi. See ei ole nagu vähemalt minu jaoks ei ole see nagu tähtis. Lihtsalt see on... Ma hindan ka seda, et need asjad on olemas ja neid kasutatakse ja nauditakse. Aga võib-olla mina ei ole seda nii palju tähtsustanud. Ühesõnaga Ragnari see top 10 to-do list, mis elus peab saavutama, see on üsna palju muutus. Kui sa olid 18 kuni
26, kui sa oled ise kirjeldanud, et kui sa said lapsevanemaks, siis väga palju see elus muutus. Jaa, see oli täiesti huvitav fenomen, et noh, saad aru küll, et abikaasa on siis ootel ja noh, eks see on pea 10 kuud sellist asja toimub. Ja siis, kui see esimene laps sünnib, siis nagu millisekundi pealt elu muutub, see nagu järsku tuleb selline nagu mõnus tunne, sa saad järsku aru, et sa pead kellegi teise ees siis ka nagu hoolt kandma, et sa ei saa enam nagu nii lihtsalt mis iganes otsuseid vastu võtta, sa pead alati mõtlema ka kellegi teise peale. Selline tore, raske koorem tuli õlule, aga see oli nagu väga ülev tunne ja see tekkis millisekundiga. Ja, kõik lapsevanemad, kes siin on, tunnevad kohe sama hetke. Et kes veel ei ole, siis ei oska võib-olla niimoodi kohe resoneeruda, aga kui äge hetk see on. Elu muuta. Ja see on justkui selline hetk, et mitte, et ma plaanisin tänasest rääkida, aga ma räägin, on, et su süda ei lähe nagu suuremaks, aga see mahutavus paneb korra lihtsalt nagu korda 100. Et miski füüsiliselt ei muutu, aga see vaimselt sa märkad hoopis teisi asju. Tulles tagasi, kuidas sa kirjeldasid jalgpallurid, kes tegelikult on väga head inimesed, aga kõik see meedia, see, et kõik tahavad tükikest tähelepanu, mõni kutsub podcasti, mõni kutsub sinna tänna, see on väsitab ära. Siis ma olen alati mõelnud, sest tegelikult enamus sellised top ettevõtjad, jalgpallurid, mis iganes spordiala poliitikud, kes on see ülemine kiht, et kas nad ei ole tegelikult normaalsed inimesed, nad on mingil määral, las ma sõnastan teistmoodi, nad on justkui nagu psühhopaadid. Ja ma olen alati mõelnud, kas nad mängivad, kas nad on tegelikult hullult halvad inimesed ja näevad kurja vaeva, et mängid ennast heaks. On vastupidi, et nad on hästi head inimesed, südamelt pehmed ja kodus tegelikult nutavad patti ja on hästi avatud ja kõik sellised empaatilised ja tegelikult nad näevad kurja vaeva, et näha see, et I don't care. Et kas ma olen hästi valel teel või? Ma arvan, et ei ole. Eks ma saan samastuda siis ainult nagu jalgpallimaailmas nende rollidega, aga ma arvan spordis ja üldse sellises edukuses need mustrid on suht sarnased kõikides valdkondades. Et mõned inimesed mängivad seda rolli, selles suhtes kindlasti. Et näiteks meeskonna kapten, kui sa oled hästi-hästi kõrgel tasemel, siis ei saa olla selline hästi tore ja kõik on hästi. Sellised rolle on olemas, aga tavaliselt on sellised karmimad, seepärast nemad peavad rohkem vastust võtma ja mida rohkem sa vastust pead võtma, seda siis ka võib-olla natuke karmim ja teistsugusem pead olema ja muidugi on ka erinevad positsioonid, milles sa mängid, sellest keskkaitsena sa pead olema selline pool killeri näoga, et seal nagu läbi lüüa, kui sa selline tore poisike Viljandist oled, siis võib-olla ei toimi see nii hästi, aga mõndadel juhtudel see toimib jällegi. Et see eluteekond, milles sa nagu seikled, kindlasti teeb sinust selle persooni ja võib-olla sa saad aru, et kui ma ei näita väljapoole enda seda õiget mina, et siis see viib mind kaugemale. Austes ma saan aru, et ma väga hästi ei vasta sellele küsimusele, aga... Ei, sa vastad väga hästi, minu meelest... Et seal lihtsalt on nii palju erinevaid nüansse, et milles see võib tekkida. Mõtlen, kas sa ise tunned, mitte et sa peaks nüüd siin avaldama selle, kas sa tunned, et sa oled sina ise kogu aeg? Olid näiteks mängides ka seal sellisel tasemel? Jaa, oligi, äkki see oli Jürgen Klopp, kes ütles mu teisel aastal, et kui Klaavan oleks veel enesekindlam, siis ta oleks nagu veel kaugemale või veel rohkem saavutanud. Siis ma ütlesin, selle peale suure tõenäosusega oleks juhtunud, aga teine sama suur tõenäosus oleks olnud see, et ma oleks minu enda siis kaotanud. Et kui see oleks selline nagu võlts enesekindlus, et see on nagu tüüpi see, kes ma ei ole. Muidugi sellest enesekindlad inimesed on väga, väga head. Aga kui see on võlts enesekindlus, siis see oskus ja enesekindlus nagu ei lähe kokku, et seal tuleb alati see õige nagu kuulda kesktee leida. Et ma võib-olla ütlen seda, et kõik inimesed on nagu erinevad, et see, et minul ei olnud enesekindlust võib-olla nii palju, siis sundis mind rohkem vaeva nägema, tööd tegema mingite asjade kallal,
kuna enesekindlus oli puudu. Yeah. Et seda ma tunnen küll, et see oli minu eripära, kus ma suutsin siis rohkem trenni teha, kuna ma ei olnud enesekindel, ma tundsin, et ma ei ole selles hea, siis ma pean töötunde juurde panema, et see oli kindlasti üks nüanss, mis enesekindluse puudumisest siis oli. Noh, kui ma võrdlen maailma mastaabis nende tippudega, et aga selle võrra ma tegin rohkem tööd. Ma arvan, et seal on kahepoolsed variandid ka olemas kindlasti, et ongi see, mis ma just mõtlesin, või rääkisin, et siirad inimesed, aga et sa pead, seal peab olema midagi teistmoodi, et sa oled valmis selle töö kõik vastu võtma. Vahet pole siis, kuidas sa ennast presenteerid, aga see töö, mis tuleb teha, et sellisel tasemel mängida. Ma olen ise natukene sport teinud, aga mitte sinna ligi lähedalgi, aga see mootor on sama, et ma arvan, et siit võiks igaüks võttagi täpselt selle, et see, et sa natukene nagu oled, see on nimel okei. See on fun isegi, et see annab sellele juurde, et rasketel hetkedel sa lähed edasi. Ja. Mis muidu jalgpallurite juures, ma saan aru, et muidu, tegelikult ma sellist, kui keegi ootab, me räägime tehniliselt mingit selle aasta väravast, siis ma pean tunnistama, et ma püüdsin ennast kurssi viia, aga seda oli liiga palju minu jaoks. Ja üldiselt meeldib mulle seal ridade vahel laveerida, et aastatega mul on õppinud ka uudiseid lugema, et loed ühe A4 ära, nad tahavad seda probleemi esile tuua. Et seega mulle isiklikult minu käest jalgpalliliselt faktilisi küsimusi, Viktoriin siis palju õnne, mind ei tasu meeskond võtta. Aga ma olen ise kunagi jalgpalli mänginud, ma saan sellest aru. Ma olen FC Floras isegi trennis käinud. Mis mees? See väikes ründaja ja kaitse, ma arvan. Ma olin kaitsja ja see oli aastaid nii palju tagasi, et ma isegi ei mäleta. Mul on siiamaani alles FC Flora kodus vanemate juures võistlusrüü. Okay. Nii et see oli päris huvitav, aga see jäi sinna mingi põhjusel. Ma olen Raplast pärit ja Raplas Kehnas oli kõrval ju FC Flora see. Muidugi, see kõva kool oli seal. Ja me mängisime jalgpalli palju. Aga tulles selle juurde, sa alustasid üsna hilja? Ikka selles suhtes 5-6 aastased. 5-6 aastased, aga profi sellised mõtted, et see elu hakkas segama ja sa võtad vastutuse ja hakkad tugevalt treenima, see tuli hiljem? See tuli selles suhtes hiljem, et minu plussiks oli väike linn Viljandis üles kasvada, kus ma sain põhimõtteliselt kõiki spordialasid teha. Yeah. Seal Viljandis oli põhimõtteliselt 2 võimalust tolles ajad, kes nüüd on ta selliseks kultuuripealinnaks läinud. Aga tollel ajal, kui mina üles kasvasin, oli 2 võimalust, kas sa oled sportlane või sa oled pätt, et loodan, et ma valisin õige tee, aga Viljandis on palju pätte. On tõesti selle, mul on hea meel, et sportlane alati see vahepeal, nagu sellest saab nagu nende pättidega hästi läbi ja siis on ka nagu inimestega, kes on nagu koolis edukad, et sportlane alati see vahepealne, kes laveerib mõlemas seltskonnas. Ma loodan, et meil see pahandusid, aga tavaliselt Viljandis keegi, kas tahtis müüa sulle metsa või ATV-d? Yeah. Need ei olnud õigel, juriidiliselt õigesti omandatud. Olen ka kuulnud, et Viljandis metsa müünud niimoodi, et sa käid notaris ära, sellest mets on alles järgmine päev, lähed sinna, metsa ei ole. Mida ei ole mets. See kurikuulus stigma on nüüd vähemaks jäänud Viljandi suhtes, mis on nagu ülilahe jällegi. Aga keeruline oli sul sõpruskond, kes ütles ka, et mida sa mees, pall on ümmargune, kus ta läheb? Tule teeme metsa. Õnneks läks hästi selle koha pealt küll, et sportlasi hinnatakse igas ühiskonnakihis väga kõrgelt, et keegi ei hakanud sealt tree pealt maha kiskuma. Ja. Aga väga palju erinevaid spordialasid sai mängitud, võib-olla selline konkreetsuse suhtes, siis võib-olla kui ma seda otsuse tegin, oligi mingi 15-16, enne seda mängisin natuke korvpalli, siis mis iganes võimalusi erinevaid spordialasid teha, kõike seda tegin. See oli äkki mingi 15, natuke peale, kus siis ma vanematega istusin maha, siis nad ütlesid, okei, nüüd on koormused nagu tõusnud nii-öelda korvpalli suhtes kui ka jalgpalli suhtes, et nüüd sa pead mingisuguse valiku tegema. Et kõike ei suuda niimoodi teha. Enne 15 saamist sa ikkagi, ta oli lihtsalt koht, kus sa ennast maha laadsid. Ta ei olnud, et ma nüüd minust saab jalgpallur või oli juba? Ütleme nii, et see teadlikkus tuli kuskil 13-14 aastaselt. Okay.
ja siis ma mäletan, kus nagu nii palju hakkas muutuma. Ega sellest ma ei olnud kõige talendikam. Isegi kui võtame väikelinn Viljandi, meil oli kuskil see grupp, kus ma olin, oli 24 poissi, 24 Viljandi poisis ja ma ei olnud kõige andekam. Esimesed need koondise laagrid, mis üldse tehti sellistele vanustele, siis mind ei valitud sinna. Aga see jällegi tõstatas minu nagu seda tahtmist veel rohkem vaeva näha. Aga eks inimtüübid ongi erinevad, kes siis nagu näevad seda nagu väljakutsena või et nüüd ma pean rohkem vaeva nägema või siis suht tihti antakse ka alla. Ja ma arvan, selline 13-14, kus asjad hakkasid nagu palju rohkem muutuma, oli see, et ma sain aru, et ma ei ole kõige talendikam. Ja ma pean roppu moodi teistest rohkem trenni tegema ja seda põhimõtteliselt iga päev. Ja ma arvan, et sellises vanus 13-14 on kõige parem aeg sellest aru saada, sest siis hakkab väga palju muutuma. Et varem ka on hästi palju räägitud, sul on 10, 11, 12 aastased poisid, isegi Eesti spordis on näinud, et kõige talendikam üldse, selles suhtes temast tuleb järgmine see, teine või kolmas ja siis läheb 2 aastat mööda, nad jõuavad vanuses 13-14 ja see nagu kategooriliselt muutub. See on väga hea vanus, kus sa omandad mingeid selliseid asju, mida... Jaa, sa saad nagu aru selles suhtes milleski, kui sul nagu unistused hakkavad tekkima ja võib-olla see oligi üks minu suuri plusse, kui ma nüüd suurelt nagu tagasi vaatan. 13-14 mul tekkis unistus, et kui ma suureks saan, siis ma lähen Inglismaale Premier League'i mängima. 13-14 aastaselt väiksest Viljandist, kus ma ei olnud kõige andekamgi veel seal 24 seas, oli nagu päris suur tükk, mida siis nagu unistama hakata. See oli selline, millest ma ei julgenud kellegi teisel rääkida, see oli minu sees. Ja järgmises etapis ma sain aru, et ma pean selle suure unistuse väiksemateks tükkideks tegema. Seda sa mõtlesid 13 aastaselt? 13-14 kuskil. Millega sa vanemad tegelevad? Ei tea. Päris, mis ametit või mis? Sellest mu isa on endine jalgpallur, kes mängis ka Eesti koondise tasemel. Ja siis ema on alati kodune olnud, kes meid 3 last on üles kasvatanud. Ja. Sest nii äge, et seda jagad. Just see, et sa ei kujuta ette, et sinu jaoks on see hästi lihtne peegeldus, kuidas sa olid 13 ja hakkasid juba oma unistuse tükkideks revima. Ma jõudsin siin nagu... See ei ole, vaata sellest võib-olla ongi inimesed erinevad, ega ma ei teinud seda teadlikult. Nagu võib-olla ma olin selles suhtes õnnelik, et kuidagi mingid asjad mõjutasid mind, kas see on tähtede seis, kosmos, mina ei tea. Ma olin 28, ma hakkasin nii mõtlema, et nagu just see, et mulle meeldib see unistustükk, sest tihti on ju need, ma mängin seal, see oli ju nii suur asi, et see ülejäänud ütled, mis sul viga on, mine tööle, mis sa unistad siin, poiss. Et see nagu oht on ka ja hästi palju, et sa jäädki unistama, et see nagu ei hakka teostama seda. Et loomu poolest ma olen ka suur unistaja ja võib-olla kui siis sport nagu kõrvale jätta, siis ma mõnikord ka selline istun, unistan, ma tahaks seda või teist teha ja siis mõtlen, okei, selle jaoks on vaeva ka näha. Et aga vähemalt selle spordiga ja võib-olla sport ja jalgpall üldse on ka meeskonnala. Isegi kui sul rasked hetked tekivad, siis sa tead, ja meil on ülihea grupp, oli see noortegrupp, kus olid mul väga head sõbrad, siis olid lapsevanad, kes olid hästi kaasatud ja võib-olla need rasked hetked ka siis see grupp ja need lapsevanad aitasid nendest üle saada. Et ma ei tea, kui kõrgele tasemel ma oleks jõudnud, kui ma oleks olnud individuaalsportlane, mis on hoopis teine cup of tea, et seal peavad väga teistsugused persoonid olema. Ma absoluutselt ei nõustu sinuga, sest seal on lihtsalt meeskonnamäng, sinu meeskond ei ole sinuga platsil. Kui mina ise tegin võitlusporti, ma olen teinud üle 600 jiu-jitsu fighti, ma olen 2014 aasta Euroopa, mitte ma tahaks seda ette lugeda, aga ikkagi sportlikud saavutused ja see on su treenerid, su spordipsühholoog, su elukaaslane, nad on meeskond, kes on suga nagu nii-öelda sul... Ja, aga tead, kui sa kaotad, siis saad öelda, et sina kaotasid selles suhtes. Ma saan öelda, et kuule, ründaja ja halb keskväli oli halb. Väravat ülihalb täna. Ma saan nagu selle taha pugeda, et seda küll. Mida suurem seltskond, seda rohkem vabandusi on võimalik leida, mitte et sellest ma oleks leidnud. Ma olen kõige enesekriitilisem inimene üldse on vist isegi, ma olen seda varem kui öelnud, isegi meedia ja interneti kommentaariumist ei ole suutnud mulle nii palju liiga teha, kui ma ise endale olen teinud selle kriitikaga. Kusjuures ma otsin su kohta, et keegi oleks midagi öelnud, aga ei öelda. Sa kuidagi oled maalinud ennast, sa oled nii siiras ja aus
ja ma arvan, et iga su sõber, tuttav, perekond kirjeldaks nii, kuigi me teame põgusalt. Kuigi sellepärast ma otsisin ja otsisin, ma ei leidnud ühtegi. Kas sa oled öelnud nendele artiklitel lihtsalt ei, et sa ei anna neid või mis? Ma ei olnud väga palju Eesti meedias sellist kriitikat. Ei olnud. Ei olnud. Miks? Sa annad lihtsalt intervjuust? Annan. Aga mõnikord ütleme niimoodi, et kuidagi spordi ajakirjanike maastikul tekkis ka selline fenomen, et ma väga palju ei andnud. Muidugi need mängujärgsed intervjuud, mis kohe peale mängu juhtuvad, neid muidugi pidanud, sest ma olin väga pikalt Eesti koondise kapten ja kaptenina sa pead suurema vastuse võtma. Et kui on need rasked mängud on, kus siis koondisega oled seal 7-0, 8-1 kaotanud, siis ei ole kõige parem sinna ette minna. Aga see vastus tuleb võtta ja tegelikult ma olen paari nagu seda intervjuud tagasi vaadanud, siis mul on neist ajakirjanikest ülikahju. Siukse kala näoga mängijas, siis ma võitsin nagu ülbitseb ka vastus, jah, kaotas, mis siis on. Et see ei ole ajakirjanikele ka kõige lihtsam. Ei ole. Et aga lihtsalt see emotsioon mängujärgselt on nagu nii siis negatiivne olnud, et sa oled väga palju vaeva pidanud tegema, et üldse nagu paar sõna sealt kätte saada. See ei ole lihtne töö mõlemal poole, et sa mängid ära, sa põhimõtteliselt on ebaõnnestunud. Teistpidi ma pean ütlema selles suhtes ajakirjanik, kes tuleb selle küsimusega, kui sa oled 8-1 peksa saanud ja esimene küsimus on, mis juhtus, siis tahaks küll mingisuguse asjaga nagu panna nagu sinna samasest, aga see on see küsimus, mis nad peavad küsima. Ja, see on samas nagu mis juhtuski tegelikult. Pressikonverentsi, kui sa oled just saanud lüüa, siis pead seal nüüd seda kajastama. Korra läheme tagasi sinna 15-aastane Ragnar. See on minu tõdemus, olles ise meesterahvas ja elanud siiamaani, kus ma täna olen. Minu meelest elu on loonud nii palju vahendeid lihtsalt, kus sa võid ennast hävitada. Sõna otseses mõttes sõprussuhted, kõik võimalikud protsessid, mida üks noor mees tahab läbi elada, enne kui ta sealt puberteedist üle läheb. Sa küll ütlesid, et sinu jaoks oli see lihtne, aga... Ma arvan, et võib-olla ma ei teadvusta endale, et võib-olla see oli raske, kui ma siit tagasi vaatan. Meil on inimestena selline hea komme halvad asjad ära unustada. Et ma arvan, see ei olnud ka kõige lihtsam, sest ma mäletan ikkagi pidi päris paljudest asjast loobuma. Et kuskil 14-15 aastaselt üksinda kätte võtta ja minna ümber Viljandjärve jooksma teadmisega, et jah, see on see tee, mis ma pean tegema. Ma arvan, et tulnud kõige lihtsam, see on selline ajahetk, kus siis sul sõbrad ka sellised teistsugused asju teevad. Mitte, et ma tahaks öelda, ma olen mingisugune munk või pühak, et ma ei ole nagu mitte midagi teinud, aga ma mäletan, et mingite dilemmade ees ma olen olnud ja siis ma olen teadvustanud endale, et kuule, et praegu sa ei saa seda teha. Kuna sa mingi rumala peaga te võtsid nii suure unistuse endale pähe, siis peab ka nagu seda vaeva nägema. Ja. Aga kes oli su tol hetkel siis mentor, kes ütles, et põhimõtteliselt tunnel lõpus on valgus, et kui sa veel need 4000 ringi selle ümber järve teed siin järgmise 3 aasta jooksul, siis... Ma arvan, et tollel ajal hetkel ei olnudki sellist suurt mentorit, kes oleks öelnud tee nii või naa, sellest, et mu isa on mu esimene ja kõige suurem iidol, sest tema oli ka jalgpallur, mängis Eesti koondises ja ka Floras, et ta mängis päris kõrgel tasemel ja tema oli selline iidol, keda siis ma jälgisin ja vaatasin, muidugi isad on esimesed need kangelased meie elus või siis antikangelased, muidugi on ka neid momente olnud. Aga tema siis selline fenomen ja ma ei ole ainukene või siis ma arvan, Eesti riik ei ole ainukene, kus selline fenomen on tekkinud. Ma olen 4 Islandi koondise mängijaga koos mänginud. On selline fenomen, mis minul oli, on Mart Poom. Sest Mart Poom oli esimene, kes lõi selle ukse lahti taasiseseisvumisest Eestis, kus ta läks Inglismaale, jõudis nii kaugel, kui ta jõudis ja minul oli ka kerge selline moment. Eesti poiss võib ka jõuda nii kaugele või Eestis on ka võimalik nii kaugele jõuda. Ja ma rääkisin 4 Islandi koondise mängijaga ja nemad ütlesid, neil oli täpselt sama. Selline mängija oli nagu Eidur Gudjonsson,
kes siis murdis Islandil selle barjääri, kus ta mängis siis Chelsea eest, Barcelona eest, Tottenham ja no ikkagi väga-väga sellised prestiižsed klubid olid. Ja nemad tulid täpselt samasuguse selle asjaga välja, sest aga meil oli täpselt samamoodi, me väiksed poisid vaatasime, et Islandi poistel on võimalik jõuda sinna. Ja minuga oli, Mart Poomiga oli sama asi. Ja selles suhtes üks raamat nüüd, mis ma väga soovitasin või see, mis minu elu on muutnud, on The Talent Code. Ja seal räägib ka hästi palju, oli sama fenomen Lõuna-Koreas, kui nad siis naiste golfi ka alustasid ja hästi palju näiteid sellest. Et nüüd ongi hästi huvitav hiljem lugedes siis ka sellist teaduslikku kirjandust, on need asjad nagu vastavad tõele. Ja sama, mul nagu reaalselt oli Mart Poomiga sama ja see muutis nii palju mu sellist mõttemaailma. Kas sa täna oled Mart Poomiga hea tuttav? Jaa. Kas te olete omavahel mõelnud, et rääkinud, et kas ta oli see sama 24. mees või 25. või ta oli talent? Ütleme nii, et tema on ka ikkagi tugev tööloom selline, ega ma ise olen suht samad laed, selline mõnus tori hobune, kes sa pead võistlema muuma, kas nootan kella ära siin piiksub? Las ta piiksub. Et muidu sa pead ju seal mingi Itaalia traavlite ja siis ma ei tea, Hispaania ratsahobustega võistlema, aga Eesti mees on ikkagi selline tori hobune. See näeb ikka kõvasti vaeva ja sellist nagu... Mitte kõik? Jah, et nagu, aga et võistelda nagu seal kõige kõrgemal tasemel. Ja, no selles mõttes, et ikkagi väga palju on vaja teha ja sa võib-olla kirjeldad seda hästi nagu lihtsalt. Vaatad, sa istud siin ja ütled, ma tegin rasket tööd ja tegelikult on seal väga palju trenni ja kui sa teed palju trenni, on vigastus, sul on väga kohe vaja spetsialiste, kes aitavad sind, mitte et sa ise kodus paraned. Sul on vaja väga head meeskond, et olgu see siis jalgpall või mängid sa golfi, sul on vaja väga head meeskonda ümber. Mida ma vahepeal teen, mis meie see podcasti siuke eripära on, et ma võtan küsimuse publiku seast. Sellepärast lihtsalt siin elandada ja see aitab avada külalist, mind ennast ja ärge olge nüüd tagasi, ma näen käte merd juba ja mida ma ütlen lihtsalt siinkohal, et kuna Ragnar ise juba mainis, et me alati võtame mingid kuulid raamatud ja Apollo raamatud annan meile need raamatud, Ragnar kirjutab sinna sisse paar head sõna ja küsijatel võib olla seal kinkekotis kas see raamat ja veel muudelt Eesti ägedatelt toetajatel, kes toetab meie podcasti kingitus, nii et ärge olge tagasihoidlikud. Esimene küsimus läheb Käte Meri. Kes sooviks Ragnarilt? Näed, palun, üks naisterahvas. Mina sooviksin küsida, kas oled jõudnud enda elus sinna tippu, kus siis ei ole enam võimalik nagu edasi minna või siis edasi unistada? Väga hea küsimus. Ma arvan sportlaskarjääriga kindlasti, sest siit on ainult alla mäge minekul. Ma loodan, et mitte elus üldse, aga ma arvan, et ongi tippsportlastel kõige huvitavam fenomen, mis tekib, on selline karjääri lõpp. Tippsportlased lõpetavad kuskil vanuses 35–40, okei, seal vahemikus on võimalik lõpetada, aga tegelikult sa oled nagu vaimselt ja füüsiliselt on kuskil 35–40 aastane inimene on see high performance, no mitte tippspordi jaoks, sest füüsiliselt hakkab natukene alla mäge tulema, aga selles suhtes see vaimne ja füüsiline pool on saavutanud selle kõige kõrgema hetke ja siis öeldakse tippsportlasele, kuule, sa oled nüüd täitsa kasutu meie ühiskonna jaoks, minna ära. Et selles suhtes ma loodan, et mul on piisavalt töötahet, inspiratsiooni siis midagi suurt veel korda saata. Aga sportlasena on jah, see tipp saavutatud kindlasti. Aitäh! Väga hea küsimus. Sellega seoses ma liigun siit kohe edasi. Ma tean, et väga suur protsent sportlastest, tippsportlastest, eestlastest, kes jõuavad välja või maailma, võtame näiteks NBA, võtame Ameerika jalgpalli. Nad teenivad meeletuid summasid, sõidavad nende, ei oska isegi automarki öelda, mis asi see on, kas see on üldse auto ja 70% pankrot. Kes sulle andis nõu, sest ma kuulasin Äripäeva intervjuud sinust ja kes sulle andis nõu, kuidas toimetada, mitte et olla seal protsendi hulgas, kes tuleb nii, et näpab põhjas lihtsalt ära?
mu kõige suurem investeering on üldse teedeehitusse, millest ma ei tea mitte kui midagi. Ja pigem minu filosoofia on olnud, et ma investeerin inimestesse ja need 2 inimest, kes siis seda teedeehitusfirma Verstonit veavad, on mu väga head sõbrad. Ja kui nad kuskil 10 aastat tagasi minu juurde tulid sellest teemast rääkima, siis neil silmad põlesid. Selles suhtes ma saan sellest kohe aru, kui inimestel silmad põlevad ja nad tahavad midagi siin maailmas korda saata. Ja siis ma ütlesin, okei, see on see koht, kuhu ma panen põhimõtteliselt silmad kinni, te tehke oma asja ja kõik laabub hästi. Ja ma arvan, mingid teised siuksed asjad, mis seal investeeringudes mõnes mõttes on mingid katsetused ka, selles suhtes ma olen ikkagi amatöör selles asjas. Äris sa mõtled? Jah, et eks seal tuleb katse-eksitusmeetodid ja ma arvan, ega mitte keegi elus ei ole niimoodi, et iga asi, mis ta teeb, on bingoloto, jackpot võit, et seal on ka õppimiskohti päris palju. Sellisel tasemel jalgpalli mängida on kindlasti, see on nagu äri. Sa pead olema teadlik, sa pead olema teadlik. Ja selles suhtes sellest ma sain nagu aru, see oli nagu päris lihtne minu jaoks. Ma kujutan ette, et üldse näiteks, ma ei tea, äris teadlik olla kõigest sellest, ma pean samamoodi 20 vaeva nägema, et olla top of the game, aga ma arvan, et ma seda ei võta eesmärgiks ja sellepärast mul ongi hea meel, et mul on nii head sõbrad ja selles suhtes ma investeerisin inimestesse, et ma tean, et nad teevad selle asja ära. Kui sa oled kirjeldanud eelnevates intervjuudes oma sõpru, siis oled nii jalgpallis, nii peatreenerid, kellega sa tutvusid ja kellega sa koostööd hakkasid tegema, sa oled kirjeldanud sellist vibratsiooni, et osade inimestega sul oli vaja tund aega rääkida, enne kui sa said aru, kas sa võid teda usaldada. Ka mitte ainult siin Eestis. Kas need sõbrad, kes on su ümber, see on lihtsalt huvitav sellepärast, et ega väga palju ei ole mehi, kes julgeks öelda. Sõber on sõber, kuidas ta sõber on? No me istusime esimeses klassist koos, ta on nüüd sõber. Aga sina just, kui juba täiskasvanud mehena võõrsil alati tekitasid enda jaoks sellise nii-öelda nagu testi, võib-olla teine pool sa ei teadnudki, et sa tutvusid taga ja vaatasid, kuidas ta tundub sulle. Ja sa kirjeldasid mitme protsessi käigus seda, et see mingi vibratsioon, mis selle inimesega sobis. Kui lihtsalt sa üldse mestid inimestega? Eks ma nagu loomu poolest olen selline naiivne, et võib-olla naiivne unistaja. Täpselt, et ma annan kõigile võimaluse, teistpidi on mu ring suhteliselt väike jällegi. Et minul on alati tähtis ja see on vist mul elus, ma ei ole 2 inimest nagu see, mis minu meetod on, ma ei ole 2 inimest elus aru saanud, on üks on silmavaade ja mis peale silma vaatamisest tekib see kõhutunne. Et teistega ma olen suht nagu aru saanud, et see on see õige tunne ja 2 inimest, kes on nagu seal 2 vahel praegu. Et nii, et see süsteem on päris hästi aidanud mind ja ma arvan, et silmavaade ongi, kuidas inimest nagu vaatad, sa näed, kas ta, ma ei tea, kas ta austab sind, kas sa kuulad teda, kas tema sind kuulab, et see on tegelikult silmades on nagu nii palju tõde ja selles suhtes ka, kui sa vaatad sügavale silma, et kõigiga sa nii romantiliselt silma ei vaata, aga ikkagi see sügavale silma vaatamine on midagi, kus tekib see usaldus või ei teki. Vähemalt minu jaoks on. Aga kui tulles tagasi, kui me mängime sellisel tasemel jalgpalli, kus on tasud on hoopis teised, seal on ju kõik tahavad osa saada ja paljud on väga meisterlikud. Sa siis nägid läbi neid inimesi? Ma arvan, et ma ei liikunud ka sellises seltskonnas enam ja ma arvan, et tippsportlasena ma arvan, üks hea asi, mida teha on mine võimalikult vara suhtesse, siis sa ei tee nii palju lollusi. Et siis sa pühendad rohkem nagu trennile, ja ma ütlen, pere on ülisuur faktor olnud ka selles, mis ma olen saavutanud. Et nagu sinagi alguses mainisid, see crew nagu seal taga on ülioluline, et sul midagi head siis siia rambivalgusesse tuleks. Ja sama on karjääridega. Kui palju mõistmist on pere peab kolima sinu pärast? Kui palju, ma lihtsalt jällegi põgusalt sellest, mis ma sinu kohta kokku lugesin, oli väga palju, sa kirjeldad läbi oma laste, et mida nemad tahtsid. Kas lähme Eestisse tagasi? Issi, millal me läheme Eestisse tagasi?
veel isegi keegi vist küll pole Eestis, pole väga suurt aega Eestis veetnudki, aga et sa kirjeldasid seal seda, et inimesed sünnivad, isegi kui nad sünnivad mujal, nad sünnivad, et rahvus on nende sees DNA-s juba, et kas sa tunned, et sa ei oleks jäänud perega võõrsile? Kohe kindlasti mitte. Eks seal oli huvitavaid selliseid pakkumisi ikka, kui sa mingile tasemele maailma mastaabis oma erialal jõuad, siis ikka tekib huvitavaid pakkumisi ja ka finantsiliselt väga häid pakkumisi. Aga see oli suht varakult juba kindel, et me tuleme Eestisse tagasi. Huvitav fenomen ongi, et see nagu lastega just tekib, aga see ongi, lapsed ongi kodupeeglid. Selles suhtes, kui su hinges tahad koju tagasi minna Eestisse, siis nad on eestlased. Kui sa kasvatad neid samamoodi, siis nad on eestlased. Lihtsalt huvitav oligi näha, et lastel oli reaalselt, kui nad 2 last on siis Saksamaal sündinud, 1 on Itaalias ja kui nad sealt kas Saksa või Itaalia haiglast tagasi tulid, siis oli russikaga laval ka, kus on must leib. Et kohe nagu algusest peale on see asi toimunud. Kui sa oled kurja vaeva näinud kodus, et ikkagi Eestist, sest kui nad käivad ju lasteaias ja koolis, nad ei räägi ju eesti keeles. Jällegi tuleb persooni eripärast mänga. Mu kõige vanem laps, siis esimene poeg on praegu 10-aastane ja siis noorem poeg on 82 aastat vahet. Ja siis me kasvatad täpselt samamoodi ja teid sama asju ja siis vanem poiss on selline hästi rahulik, kuulekas, kui ta läkski seal välismaal kooli, siis kõigepealt võtab selle informatsiooni enda sisse, kogub ja siis hakkab suhtlema. Ja siis tuleb mu teine poiss, kes on võib-olla natuke need asjad sassi läinud, selline Lasnamäe Patsaani tüüpi nagu poiss. Läks Itaalia erakooli sisse, jalaga lõi ukse lahti, ütles, nii, nüüd me räägime eesti keeles. Ja need kasvatajad olid ka nagu, siis lähed kui 2 nädalat mööda, siis tulid üks lasteaia kasvataja tuli välja, ütles, tere, kuidas läheb. Lihtsalt tema muutis selle nagu olukorra teistpidi ja siis nagu see kasvataja oli guugeldanud natukene ja see ongi, persoonid on nii teistsugused. Selles mõttes see on äge karakter ja ma arvan, et üliraske kasvatada, see on äge. See on äge karakter, aga raske kasvatada. Kusjuures fakt on, sa oled 27 või 37 aastane. Tahtsin 27 miljonit kompliment. Sa oled 37 aastane ja sul on sünnipäev 30. oktoober. Mul laps on sünninud 30. oktoober. Aasta ja 4, nüüd saab kohe 5 kuud. Huvitav fakt. Ma avastasin selle ja mõtlesin selle peale. 3 lapse isa, mängida tipptasemel jalgpalli. Sul on kodus supernaine. Kindlasti. Hõljub. See kodune pool ja selles, et see ongi mõnes mõttes selline tänamatu töö on laste emaks olemine. Selles väga tihti öeldakse väga ühiskonna poolt, et mis sa teed. Ja siis hästi palju ma olen ka tähele pannud siis superemad, siis vaikselt nagu ei julge seda nagu korralikult uhkelt välja öelda, nagu nad peaksid ütlema, ma olen kodune ema. Et see on nagu kõige raskem töö üldse. Sellega ma nõustun. See on midagi sellist, mis see on nagu nähtamatu töö. Et sa võib-olla kui tänagi me oleme siin sinuga räägime, ma ei teadnud, et mu elukaaslane tuleb, lapse ema elukaaslane tuleb siia. Ja siis ta tegi üllatuse, tuli siia. Mõtlesin mul kohe nagu, nüüd ma punastan 7 korra asemel 17. Et väga super. Pingen kohe peal. Aga ma korra enne, kui ma võtan järgmise küsimuse publikust, veel see isadus, sest see on üks ilus asi minu meelest inimeste juures üldse, see on üks kõige parem eratreener ever ja see teeb sust kohe järgmise versiooni, sest nagu sa ütlesid, et sinu abil miski muutus. Kui 2 isa omavahel räägivad, vaat see hetk on ja teine ütleb ja siis tuleb veel võib-olla pisar silma, siis kellel pole laps mõtleb, vaatab ringi, ma ei saa aru. Kus ma olen, miks ma siin olen? See paneb midagi tööle, ma ei ütle, et igaüks peaks olema lapsevanem, aga see vanemlus käivitab sus mingi sellise instinkti, mis see on niisugune piiramatu ja kuidagi, kui palju pani see sind, sest 3 last, kas sa mõtlesid karjääri lõpetamisel juba varem ka? Tahaks rohkem aega veeta ja võib-olla või sa just andis sulle powerit juurde, ma mängin, sündis Ragnar 3.0, jooks 2 korda kiiremini. Ei, selle mõttega kindlasti ei ole liikunud, et mu lastest peaksid saama tippsportlased.
Seda sa ei taha? Ma ei oska öelda, see on muidugi lõpuks, kui sa näed seda jäämäe tippu nagu selles suhtes seda haipi ja edu ja seda edevust, mis siin nagu kuulub. Muidugi on tore sellest, kui su lapsed saavutaksid midagi sellist. Aga teistpidi on see üliraske töö, see peab hästi palju ohverdama. Ma ei tea, lihtsalt kui sa inimesena ei ole selleks valmis, siis ma ei soovi seda kellegile. Et kõike seda ohverdada ja see on üks valdkond lihtsalt tippsport või sellest jalgpall, milles edu saavutada. Kindlasti mul oleks palju õpetussõnu anda, aga kõige rohkem ma tahan ja loodan, et mu lapsed oleks õnnelikud tehes seda, milles see õnn tekib neile. Millest nad ise usuvad. Ja. Järgmine küsimus saalist. Oi, kohe tuleb sulle mikrofon. Tere! Tere! Mind huvitab selline asi, et ütle midagi, mida sa kahetsed kõige rohkem oma karjääri jooksul. Näiteks mõni otsus või pakkumine, millele sa oled vastanud siis kas eitavalt või jaatavalt, aga sa tänase päevani mõtled, et aga mis oleks saanud, kui ma oleks teisiti vastanud? Väga hea küsimus. Selles ma pean nüüd natukene mõtlema, kuna see oli viimati see, sest mingist vanusest ma arvan, see oli 20. keskel kuskile. Ma teadlikult võtsin siukse otsuse vastu, et iga otsus, mis ma vastu võtan tolles ajahetkes, on ainuõige otsus. Ja selle järgi ma olen nagu edasi liikunud, kui sa jäädki juurdlema mingeid otsuseid. Muidugi on mul väga palju vihjatud, ma läksin Liverpoolist ära, mängisin 2 aastat. Mul oli 3. aasta lepingut veel, kui ma oleks 3. aastaks jäänud, siis oleks pidanud alustama Champions League'i võitja Ragnar Klavan. Aga ma ei ole seda, sest ma läksin ära. Ma läksin Itaaliasse. No, täpselt. Ja kui ma oleks veel kauem seal olnud, siis oleks olnud Premier League'i võitja Ragnar Klavan. Aga sest ma läksin Itaaliasse ja hästi paljud nagu küsinud, et kas sa täitsa tumba või? Miks sa ära läksid? Ma ütlen, minu jaoks on see ainuõige otsus. Tolles ajahetkes oli see ainuõige otsus, kuna ma võtsin selle otsuse vastu ja ma ei ole kunagi elus võtnud otsuseid vastu, ma ei tea, kohvi paksu pealt või siis lihtsalt vaata, mis saab. Et see oli ikkagi läbimõeldud otsus ja see oli ka mingisugune kõhutunde otsus, et ma pean seda tegema. Kui äge mõte lihtsalt, et otsus, mis võtsin vastu, on ainuõige. See on palju lihtsam on elada, hakkad sa mõtlema mingeid asju üle, siis on veel raskem. Ja, väga hea mõte, väga hea küsimus. Selle peale ma ei osanud isegi tulla. Võtame kohe järgmise veel, väga hea küsimus tõesti. Ainuõige otsus. Ma näen ühte kätt, üks noormees. Sulle tuleb kohe mikrofon. No, rahvast on nii palju, et mikrofon ei pääse ligi. Mis tiimi fännid loosid kõige parema atmosfääri? Mis tiimi fännid lõid kõige parema atmosfääri? Need, kus ma olen mängida, on... Üldse? Üldse, jah. Kui võtta, need inimmassid, mis ühtsena siis seal staadionite peal elavad, Liverpool Anfield on üks koht, mida peavad siis kõik jalgpallifännid kogema. See You Never Walk Alone laulud, see külmavärinad, mis seal peale tuleb, see on üks asi. Ja teine koht, kus mul oli Borussia Dortmundiga mängimine, siis seal on Champions League'is ei tohi neil nii palju fänne olla, aga Bundesliigas, Saksa liigas võib neil rohkem olla, sest neil on see Yellow Wall, kollane sein, mis neil on seal 30 000 inimest. Ja siis, kui see 30 000 hakkab seda ülestama, seda laulu ja siis sa tunned seda vibratsiooni, see oli midagi väga huvitavat. Kolmas selline huvitav emotsioon, mis mul tekkis, oli Inglise jalgpallis on ka üks suuremaid derbisid on Liverpool Evertoni vastu, mis on siis selle kodulinna klubi omavahelised mängud, seal staadionite vahe on mingisugune 1,5 kilomeetrit ainult. Ja seal Evertoni võõrsel mängul ma ei ole nii negatiivset energiat kogenud kunagi oma elu jooksul, kui tuli sealt Evertoni fännide poolt siis meie Liverpooli mängijatesse. Ja see oli kuidagi, mis
sa tunnetasid seda, Ja. et see oli jällegi päris selline huvitav fenomen. Aga jah, neid kohti on nagu nii palju ja võib-olla sa ise ka mingites mängudes ja kohal olles, kui sa oled rohkem kohal, seal tunnetad rohkem, see on ka kindlasti asi. Et minu jaoks esimene Champions League'i mäng võõrsil Olympiakosega. Olympiakos on ka selline koht, kus on toredad fännid. Ja kui siis Champions League'i hümn peale tuli, enne mängu tuleb vaata Champions League'i hümn peale, ja siis need Olympiakose fännid ka seal taga, siis nad tundsid kananahk tuli jälle peale, et see on nagu, see oli minu jaoks eriline, sest see oli minu jaoks esmakordne moment, et neid kohti on olnud. Nii, ühesõnaga palju. Mida ma täpsustan võib-olla ise siit enda poolt, et inimestel ei ole õrna aim, kes telekas seda vaatab, mis asi see on, kui need fännid müdistavad seal vibratsioon ja sul on vaja performida seal. See ei ole nii, et sa jooksed platsile ja sätid juukseid ja oledki see Eesti David, Eesti Beckham on ju. Et see ei käi nii lihtsalt, seal on väga palju sellist teemonitega võitlemist. Kindlasti on, eks ma olen ka karjääri jooksul hästi või mitte hästi palju, on mingid tüüpi mängijad, kes on need performerid ja osad on need, kes on treenijad ja kes jäävadki elu lõpuks treenijateks. Et nemad ei suuda siis sellest treeningi elemendist, mis on suht relax, see on pinget ei ole, kõik on tore, võidad, kaotad, ikka on kõik tore ja siis nad on nagu trennis kõige paremad ja siis, kui nad lähevad väljakule, kus siis on pinge, võidu-kaotuse pinge, mis iganes fännid, enda surve, kogu selle asjale ja siis nad nagu vajuvad läbi, et mingi tüüp inimesi on ka, kes sellega ei saa hakkama. See on üks osa elust. Aitäh sulle küsimuse eest. Mida ma tahtsin veel öelda, et ise võitlussporti tehes tihti küsitakse mu käest nõu, et ma teen ennast nii heaks ja siis ma hakkan võistlema. Võistlemine on üks selline asi, see on reaalne. Sa pead õppima heaks võistlejaks läbi võistluste. Et kui lihtsalt minu spordis olid vöötasemed, hakka siis, kui see vöö on valge ja seal pole midagi, sa ei oska veel seda sõlmidagi. Et õpi seda, mis tunne see on, kui igaüks on kogenud, kui ta peab suure klassi ees auditooriumis rääkima. See nii kaua on lihtne ja arvustada seda, kes selle pedestaalil on, et kuule, mida ta puterdab sellene? Pane ennast kirja, nädal aega ei maga. Uni on läinud, rahutu, kõik see ja seal oled tajud aega teistmoodi. Ma kujutan ette, et jalgpalliplatsil, eks kodus oli ju palju lihtsam mängida, aga kodus Eesti koondisest samamoodi. Poisina, kes tuleb Viljandist, noor mees, oled sa trenni teinud või mitte, see on üks täiesti uus taht, milleks sa pead rinda pistma, need teemad, mida keegi teine ei näe, aga tunned külmavärinad, kõht on korrast ära, mis toimub ja see on minu meelest üks ilusamaid asju, mida mina võitluspordis, see ei läinud ära. 600 matši ei läinud ära. Mul oli ka selles suhtes see liblikad kõhus enne mängu. Need ei ole nii head liblikad, need ei ole nii ilusad liblikad. Need ei ole need liblikad. Aga sellest tunned nagu midagi nagu siin nagu keeb ja selles suhtes oled selle karjääri jooksul siis õppinud neid asju nagu kontrollima ja selle kõhutunde pealt ma võisin ka natukene aru saada, kas mu enda performance on väga hea või hea. Et see kuldne kesktee siin kõhu nendes liblikates oli ka alati mingisugune indikaator, et kas on midagi natuke paigast ära või mitte. Aga mida vanemaks saad, mida rohkem töötunde sinna taha paned, seda paremaks asi läheb, sest mul on nagu ülihea näide, sest jah, sa ei maininud, ma olen hästi suur tantsustaar ka Eestis nüüd. Ja õige. Aga sellega oligi, et ma nagu kõik küsid ka, no jaa, mis siin vahet on, see on Eestis, mis see TV3 stuudio oli, siin oli mingi 100-200 inimest on, sul on mingi köki-möki, siin sa oled mingi 80-100 000 inimese ees mänginud. Täiesti uued liigutused. Ja siis ma mõtlegi, et ma olin nagu nii pabinas selle tantsuga, sest ma ei ole neid töötunde sinna taha pannud. Jalgpallis oli niimoodi, et muidugi sul on tähtsad mängud, sa ei maga nii hästi, sul need liblikad on võib-olla üle võlli läinud seal kõhus enne mängu. Aga niipea kui kohtunik selle avavile lasi, siis see kõik nagu rahunes. Sa tead, et sa olid need 10 000 töötunnid siia sisse igal poole pannud, et sa teed nagu une pealt ka selle ära. Ja minu jaoks oligi, ja sa saad aru, et peale seda kohtuniku vilet
ka need lisatunnid, need lisatöö, mis sa oled sinna sisse pannud. Need ümber järve jooksmised. Ja täpselt, need hakkavad nüüd ära tasuma, see ära muretse, kõik on hästi, sul on see asi on käpas, et sinu jaoks on see ilmselge, aga võib-olla meie kuulaja jaoks see on nii ilus, kui sa enam ei jõua, mis siis hakkab juhtuma. Et kui sul lihtsalt käsi jalgu enam ei tunne, no nii väsinud ja siis tuleb hoopis mingi täiesti uus power. Keset mängu? Näiteks keset mängu. Keset mängu on hea fenomen, ongi see atmosfäär ja need fännid. Et see fännide kuulmine on ka hästi, vähemalt minu jaoks on olnud hästi selektiivne, sest et kui sa oled fookusest väljas mingi hetk ja kuulad neid fänne, siis sa tead, et sul võib midagi selle mängu ajal juhtuda, kus sa jääd korraks midagi nautima, magama. Aga see hakkab sind innustama ja kannustama siis, kui sa, nagu sa just mainisid, et käed jalad enam ei liigu ja sa oled täiesti punases. Aga siis sa kuuled, kui paljud fännid on siia tulnud, siia selja taha sind toetama, mida sa tegema pead ja siis tuleb kuidagi uus energia ja siis teed selle asja ära. Kas sul oli oma mingi selline mantra või midagi, mis sind nagu tõi tagasi, kui see ärevus tekkis? Kas oli midagi enne, mida sa enne mängu tegid? Midagi lihtsat, mis rahustas su maha? Ma arvan, et see oli selline rahulikult lihtsalt mingi 10 korda nagu sisse välja hingamine oli selline nagu standard. Lõpupoole oli isegi selles suhtes lihtsalt istusid oma koha juures, seal rätsepa istus, paid korra silmad kinni ja lihtsalt hingasid rahulikult. See rahustas mind väga palju. Ja üks halb, mõndade jaoks on halb asi, mõndade jaoks hea on eesti keeles superstitious. Mis asi? Kuidas? Ebausk. Aitäh. Ebausk, mul oli mingisugune nooruses, oli ka seal 18, 19, 20 oli mingisugune ebausk. Jalgpallis on need kossikaitsmed, mis sa paned peale, siis mul oli alati, et ma pean vasaku ennem panema kui parema. Ja siis ma tegin seda mingi pool aastat või 2 ja siis hakkas tulema, et ma pean vasaku saapa ennem panema kui selle. Ja siis tundsin, kuule, see läheb nagu too much, et see ebausk nagu hakkab muutuma, hakkab mõjutama mind, et selles suhtes ja oligi, et kui see ei ole paigas, siis sa tead, et sa ei häiritud. Ja siis mõtlesin, okei, ma pean nagu selle ära lõpetama ja see oli nagu, ma arvan, ülihea, et ma sellega varakult nagu tegelema hakkasin. Aga võib-olla mõndade jaoks toimibki, aga võib-olla ma ise tundsin, et võib-olla neid asju hakkab nagu liiga palju tulema, tuleb see, siis tuleb see, siis tuleb see. Ma mõtlen, kui sa midagi koju unustad, midagi tähtsat. Siis mängib ära. Siis nad ütledki treeneri, kuule, cancel, ma täna ei mängi. Mul on valed putsad kaasas. Täpselt. Et see oli mingi, et mul teema küll. Ja siis ma tundsin seda, et see ei ole minu jaoks. Ja, et sa selle välja tood, sellepärast, et tihti, kui me vaatame jalgpalli, me näeme highlighti, kui me vaatame, ma ei tea, spordi või seda võitlussporti, me näeme highlighti, me ei näe, mida need sportlased seal taga teevad. Me ei pääseks sinna ligi, sest kes tahaks näha sellist dokumentaali, kus 40 jalgpallurid räägid, mida nad enne mängu teevad. Üks ütleb, et sügab nina ja teine ütleb, et paneb kaitsmeid nii või naa. Et tegelikult need lihtsad asjad rahustavad maha. Mingi lihtne asi, kus sa lepid sellega, et sa oled siin olukorras ja juhtub see, ettevalmistus on tehtud, need ringid on joostud juba, et ei ole vaja enam ju, sa ei hakka õppima uusi driblamistrikke vahetult enne mängu. Kuule, mul tuli hea mõte. Jalgpall on minust täielik kaos. Seal on nii palju inimesi seotud. Mul endale, ma ise arvan ja ajalooliselt on ju enamus spordid on välja mõeldud läbi selle, et nii-öelda inimene soovis praktiseerida või treenida kas siis sõjavalmidust või jahti. No kui vanasti ajati piisanud taga, no see oli, ei saanud kätte süüa, ei olnud, et nad pidid harjutama kuidagi ja läbi selle sündisidki meeskonnamängud, et me mängime sõda, mees saab minna õhtul trenni, sõdida, tulla koju, olla lastele isa, nii-öelda on elus terve, keegi ei hukkunud ja läbi selle veel puhata ja ennast ju, sport on ju imeline vahend endorfiinide pustimiseks ja kui sa noorena mängisid jalgpalli, enne seda, kui sul oli idee ja unistus, et sa mängid maailmas, ta oli selline nii-öelda sinu komm või selline mõnus
koht, kus sa laadsid ennast. Muidugi, ma olen üliõnnelik, et minu hobist sai töökoht. Asi, mida ma armastasin mingi 4, 5, 6 aastat, kuskil vahemikus ma niimoodi täpselt ei mäleta, aga kuna ma 5 või 6 hakkasin mängima, mu isa varem mängis, järelikult ma olin kokku puudunud sellega, see kõik võlus mind ja siis sain oma armastatud hobist tekitada töökoha. Selle kohalt ma olen väga õnnelik ja kui üldse vaadata, ma arvan, igal elul, aga tippspordis eriti on esiteks kõik need lapsed, kes hakkavad jalgpalli mängima, neid on, ma arvan, 100 miljonites. Siis profimängijateks saab kuskil 1,6–1,7% mängijatest. Päris väike protsent. Ja siis ja selle fakti tõi välja meil näiteks Jürgen Klopp ühte enne siis mängu. Ta olid ülihead need meeskonna riietusruumid hoogid. Ja siis ta ütles, kuulge poisid, kas saate aru, et sellest nüüd paarisajast miljonist, kes on juba selle 1,6 sees, siis teie olete veel see viimane protsent. Nagu see, sealt enam nagu paremaks. Ja, sest Liverpooli tase tolles hetkes, muidugi mastaabid on erinevad, sest muidugi ma ei võrdne ennast Mo Salah ja see on nende teiste superstaaridega, sellest ma olin seal samas meeskonnas, täitsin oma rolli ja seal ongi klubid Liverpool, United, Barcelona, Real Madrid, praegused PSG, et kuskil 15-20 klubi, mis on maailma mõistes, on ikkagi kõige kõigemad ja siis olla nagu selle viimase protsendi sees, siis oli jah. Kui lihtne on sulle endal või sina ise endale paned käe õla peale, ütled, et ma olen selle koha siin, selle spoti välja teinud? Ma olen endale kõige raskem see siis, seda tunnustust võib-olla et ma olen selle välja teeninud, siis ma tean, et ma olen palju vaeva näinud ja ma olen jõudnud sinna. Alguses ma ei pannud seda tähele hästi palju, alguses öeldi, et sul on nii palju õnne olnud. See on nii palju õnne olnud. Sest nüüd sa läksid sinna, see on õnn jälle, et siis ma hakkasin mõtlema, et kui see 1 või 2 korda nagu elus juhtub mingi asi, siis see võib õnn olla. Aga kui see niimoodi 3, 4, 5 korda järjest nagu need asjad juhtuvad, siis äkki on nagu seal, sa oled treeninud seda õnne, et see õnn sinu juurde tuleks, on seal ka mingisugused kindlad töötunnid seal taga. Et mulle hästi palju, see juhtuski, et alguses muidugi nii noorena läksin Eestist välja. Siis esimene klubi, kus ma mängisin aasta aega Norras, seal ma väga palju mänguaega ei saanud ja siis läksin sealt kohe Hollandi kõrgliigasse, mis oli samm edasi, aga ma ei olnud ju seal eelmises klubis nii palju mänginud, aga ju siis keegi nägi seda talenti või seda tahet, seda teostada. Ja siis oli ka, tal oli õnn ja kuidagi sattus sinna. Siis tuli Saksamaale, ta sattus jälle sinna. Ja siis eriti oli nagu Liverpooliga, et jälle läks õnneks. Ja siis mõtlesin ka, et nagu nii palju on läinud ja siis kas see on mingi nagu reality show, et minul oli nii palju õnne, et Klopp nagu, tal hakkas igav seal oma kontoris, siis tõmbas gloobuse käima ja siis pani Eesti, kes meil Eestis on? Vaatame, klaavan, võtame. Et võib-olla oli, ma ei tea, aga mul on tunne, et see päris niimoodi ei läinud ja siis mõtledki, et tegelikult õnne on võimalik siis kuidagi ka treenida järelikult. See õnne saab kindlasti treenida ja õnne sellised seda pakutakse ainult parimatele, et ma mõtlen, kui suur tõenäosus on meie väiksest Eestist, Viljandist poiss tuleb. Mul lihtsalt siia on üks väga huvitav lugu, kui ma olen Raplast, meil oli Raplast mitu, kuna Kehtna on Rapla kõrval ja kus oli siis nii-öelda Flora jalgpallikool. Meil oli väga palju andekaid, öeldi, et sellest mehest tuleb, aga üks hetk hakkas nagu jalgpall hakkas joomist segama ja poiss valis siis. Ja ma nimest ei nimeta, aga seal oli väga palju andekaid. Ja tol hetkel lapsena mõtlesin, mis see on siis, et sa ei saanudki sellest aru. Tegelikult ta oli andekas sellepärast, et mis protsessid ta sees toimus, kas tal oli raskem lapsepõlv, kas tal oli midagi oli tal täiesti vajaka ja ta oskas seda viha või kuidagi sellist, mis ta sees oli, seda drive'i sinna jalgpalli suunata, liikus lihtsalt teistmoodi. Me kõik jooksin platsi peal, aga ta jooksis poole kiiremini. Ta tegi vähem harjutusi, aga ta driblas kõik, ta mõtles, ta oli vihane. Ta oli nagu kiske seal platsil. Minul seda ei olnud, mina ei olnudki edukas ja siis teisalt, kui tuli see suur vastus, et tal pakuti, et ta mängib noortekoondises,
tuli välja see, et ta loobus. Et siis väga palju oli selliseid situatsioone, seepärast ma olen hästi lähedalt näinud lähedaste sõpradega, kuidas neil need valikud, neil oli kõik ette mängitud. Nad nii andekad, kõik ütlesid, no nii andekad. Andekas on väga ohtlik sõna, kui keegi ütleb, et sa oled nii andekas, see justkui kuidagi tundub, et inimesed peavad välja teenima ja kuidagi läbi selle töö on, sa oskad hinnata siis. Muidu kuidagi isegi võib-olla tõmbab sind tagasi. Ma võtan viimase küsimuse veel siit saalist. Palun, naisterahvas. Tere õhtust ka minu poolt. Tere. Mul on selline küsimus, et millest unistab Ragnar Klavan tänasel päeval? Hea küsimus. Ma unistan sellest, kuna jalgpalli on minu armastus ja ma olen ka siis terve käe, terve jala andnud siis jalgpalliklubi Tallinna Kalevi arendamiseks ja jalgpalli on südamelähedane koht, siis ma soovikski, unistan sellest, et Eesti jalgpalliga me jõuame suurturniirid ära. Sealt tulevad veel paremad mängijad, kui olin mina. See on nagu reaalselt minu üks suur unistus, et me tuleks veel rohkem neid mängijad, kes välismaale lähevad, kaugele jõuavad. See tähendab, nad toovad selle informatsiooni hulga tagasi Eestisse, et arendada järgmist põlvkonda, nagu väga paljudes teistes kõrge kaliibriga jalgpallimaades on ja teistel eelolud on samamoodi. Et see teadmised, know-how'd, kõik see tuuakse tagasi ja seda ma loodangi, et Eesti jalgpallis siis see juhtuks. Inimesed näevad väga palju vaeva ja lihtsalt ma soovin omapoolse panuse anda sellele, et see õnnestumusprotsent oleks natukene suurem. Ma arvan, et väga hea küsimus. Me selle unistas, aga ma arvan, et sa kasutasid vale sõna, et sa loodad, teades nagu sind, siis sinu karjääri vaat selle loodmisega ei ole mingit pistmist, et unistada teed, see tuleb võtta tükkideks. On vaja see kogemus, mida sina kogesid, näidad seda inimestele. Nagu mulle väga meeldis, kuidas sa kirjeldasid kõik oma treenereid hästi suure sellise austusega just, et kui sa ütlesid, et te võtsite tükkideks, nagu, mis on Ragnaril võib-olla saaks paremaks, et tegite nägemisega trenni, et kuidas sa näed platsi, vaatad jalgu maha, et mitte nii, et pall ja maa, mis me siin treenime, aga kus võtsite selle sama vaatamise, mängu nägemise tükkideks, et paari tunniga väsitad siin nii ära, et sa olid mitu nädalat kogesid seda väsimust, et kui palju me saame tippspordis ainuüksi tunnetusega mängida. Võtame ühe hästi väikse liigutuse, teeme selle veel 10 tükiks. Seda nägemist kirjeldasid sa väga hästi. Kui palju see tegi sind paremaks? See kindlasti tegi, see oli siis töö eratreeneriga, kes tolle hetkel ma olin Saksamaal, mängisin Bundesligas. Ja seal oli samamoodi, ma olin siis 27, kui ma alustasin peaaegu 28. Päris vana. Bundesliga on ka top 5 liiga maailmas, kus ei ole nagu halb koht, kui üldse nagu peaks kuhugi jõudma, et mängisid Bundesligas. Siis meeskonnakaaslased ütlesid, kui ma hakkasin nagu selliseid trenne tegema, mingi silmatreeningud ja asjad, siis ütlesid, kuule, võta rahulikult, sa oled Bundesligas, kõik on hästi, et sa oled 28 peaaegu juba, et mis sa veel siin nagu siksid, et nagu maintaini oma seda taset ja kõik on hästi. Yeah. Ma ei tea, kuidagi rahutus sees ja ma tahtsin jõuda Premier League'i lõpuks, et ma Liverpooli jõudsin, see oli Kirstolli selleks ma ei oleks ka ei olnud valmis ise ka. Aga ma 28 ja kuni 30 eluaastani samamoodi ma nägin vaeva. Ma käisin silmatreeningutega, teised vaatasid, ma olen poolearuline. Mul oli piraadiklapp oli peas ja siis ma tegin trenne ja siis teised vaatasid täiesti poolearuline. Aga ma tundsin, et ma pean seda tegema, et see võib-olla tekitab mingisuguse edge'i teiste mängijate ees või on see, et kui ma selle parandan, sinna töötunnid panen, siis mu tase tõuseb ja tõusiski selles suhtes nagu silmad. Okei, see on väga spetsiifiline, mida väga vähe üldse nagu tippspordis treenitakse, on silmad. Selles suhtes kõik see informatsiooni hakkab silmades peale. Väga palju. Selles suhtes reaktsioon tulebki silmades. Kui sa näed liiga hilja, sa reageerid liiga hilja. Et kõike seda nagu siis avas üks sakslasest eratreener, kes käiski ka Saksamaa koondise 2014 Rios ja kus nad tulid maailmameistriks.
et mul oli au sellise inimesega koostööd teha ja tema nagu muutis ka hästi palju. Ja just sellised hoopis kastist välja tegemised. Et muidu ikkagi tee lisatrenni, siis on, et mine jookse ennast ribadeks ja löö ja... Et see oli selline, jah, kuna ma mängisin nii kõrgel tasemel juba, siis hästi paljud ütlesid, et nagu, mis sa seda teed nagu, et aga siis tuligi see vaem, mis sai sisse pandud, sai ka tasustatud mu Liverpooli lepinguga. See on, mind vaimustabki sinu juures see, et võib-olla tihti on inimesed maalivad sportlastes sellise pildi, et ta oli trennis, kui õpetati. Ei ole, tippspordis on nii, et sa saad kõiki asju timmida. Võib-olla mõni kuulaja vaata ei saanud päris täpselt aru, millest jutt on, aga tegelikult siis sa võid paari nagu lausega selgitada. Milline näiteks, mida tegi paremaks treening silmadega? No seal on hästi palju asju, eriti nagu jalgpallis on siis fokusseeritud vaatamine on hästi tähtis ja on ka perifeeria. Et selles perifeerialt näed rohkem, siis sa kogud rohkem informatsiooni. Teine aspekt on, miks silmatreening ja miks ma nagu Captain Hook selle piraadi sellega klapiga ringi käisin, on meil on alati domineeriv silm. Ja siis treenida seda mitte domineerivat silma, et see fookuse punkt oleks, tavaliselt minul on siis vasak silm on domineeriv, siis ta on nagu rohkem kalduda nagu sinnapoole. Aga kui nad mõlemad on täismahus, need kaugtuled on peal, siis sa ikkagi näed paremini, et sellised nüansid. Mis jalgpalli juures teeb, minust jalgpall on mega ohtlik mäng. Võitlusspordis, olen ka teinud püstivõitlustrenni ja MMA-d, siis me lepime kokku, et me teeme üksteisele haiget ja me õpime kaitsma. Jalgpallis me ei lepi kokku, et me teeme üksteisele haiget. Ja see mängu lugemine ja kuidas sa hoiab sind nii paljudest vigastustest juba ära, sest sa loed selle situatsiooni varem ära, kas sa söödad siis juba või sa näed pikemaid sööte, mitte ei suru kogu läbi inimeste ja tükke lendab. Jalgpall on mega ohtlik minust. See on ju selline salapärane võitlus, et me ei tee üksteisele haiget, aga me teeme üksteisele haiget. Ja sa saad, kas siis saad kaardi või loetakse seda kuidagi teistmoodi ära. Et palju öeldakse, et tehakse teatrit, aga... Ei ole, Neymar ei teist kunagi. Kõik tehakse ka teatrit, aga kui inimesed jooksevad, tippsportlased, kes jooksevad nii kiiresti, kui nad jooksevad ja kokku ja jalgadesse, kui vähem vaja, et sul mingi kõõlus lihtsalt tšaubaka, sul pole seda, see ACL läheb seal niimoodi, et mõnel läheb 6 korda karjääri jooksul. See on nagu päris jah. Ma on isegi juures olnud, kui kellegil see ristside läheb, see on nii õvastav nagu see sound või see hääl, mis käib, see on nagu tühi puuoks, nagu siis käib krõks. Ja kõik need asjad, neid asju juhtub. Jalgpall on kindlasti kõik kontaktsed spordialad, kus on nagu hästi palju liikuvus sees, on ohtlikud, sest et sa võid valesti astuda, keegi tuleb, siis sõidab sisse. Aga eks jalgpallil on ka selline teistsugune stigma nagu juurde tulnud. Aga see on pigem siis mängijatüübid, kes... Teevad teatrit natuke. Jah, et... Aga see sport on üks kõige suurem petmine, sa võid nagu valetada, ma näitan sulle, ma lähen sinnapoole, tegelikult lähen sinnapoole. Kodus sa ei saa nii öelda naisele, et ma tulen see keel ja tulen teine keel. Cancel. Täpselt. Aga jalgpallis kõik plaksutavad veel. Pari mängi üldse. Kurat, täna hästi, te petsite teise meeskonna ära, no panganduses kinni. Kusjuures see on see sõnum, mis ma olen 2 poissi mänginud jalgas, ma olen, et te peate petma inimesi, aga kuigi ma ei taha, et nad petaks inimesi, aga selles nagu elemendis ma väga-väga sügavalt soovin, et nad seda teeksid. Põhimõtteliselt blackbeltid valetamises. Kõik, mis sa ütled jalgpalliplatsil, näitame midagi, manööverdame. Mul on sulle väike üllatus. Nii. Üks su sõber meenutas ühte kihvti seika teie elust. Ja me mängime selle siin ette, siin samas ekraanil. Hea OneStage'i kuulaja. Kui Ragnar on teile nüüd terve õhtu jooksul rääkinud, kuidas ta oma elus on olnud töökas ja hillitsetud pereisa Viljandimaalt, siis kõik lähemad sõbrad teavad, et päris nii hull see lugu ikka ei ole. Ja siinkohal meenub eredalt üks mõne aasta tagune lugu, kui ta veel Liverpoolis mängis ja ühel kenal pühapäevasel päeval saatis siis mõnedele sõpradele SMS-i, et jõuan õhtul Eestisse, tule sauna, teeme paar õlut, aga liiga pikaks ei saa lasta, sest pean hommikul vara ära lendama ja enne seda veel hulga intervjuusid Eesti pressile andma. Mõeldud tehtud, saime siis sõbra juures kokku,
tegime ära sauna, tegime ära sinna juurde kuuluvad paar õlut ja mingitel segastel asjaoludel sattusime siis sellel kenal pühapäeval umbes südaöö paiku ühte Tallinna ööklubisse. Ja no selles ööklubis oli peale meie seltskonna veel, ma pakun üks 15-20 inimest veel, aga pidu läks õige meeleolukaks ja me lõpetasime varahommikul circa 5:30 paiku. Ja Ragnar sai selle siis lõbusa ürituse käigus väga raskekujulise kõhuviiruse, oli näost täitsa valge ja niimoodi ta sealt siis vara esmaspäeva hommikul koju magama läks. Et siis circa 8 paiku juba olla Trixis Traxis ja minna Eesti pressile need intervjuud andma siis enne äralendu. Ja seda kõike märkas ka tema vanaema, kes siis peale seda intervjuude nägemist siis oli Ragnarile helistanud ja tema tervise pärast tõsist muret tundnud. Nii et ärge kõike seda väga tõsiselt võtke, mis ta teile rääkinud on, temas on peidus palju rohkem ja peale seda, et ta on kõva töömees, on ta ka kõva pullimees. Mõnusat õhtut teile! Hea sõber! Esiteks me katsetasime sellist nii-öelda viisi, et me otsime lähedase tuttav, ma saan aru, et on väga lähedane tuttav sul. Ja ta julges kohe teadis, et see jõuab ka avalikkuse ette. Mäletad seda? Selles on kõige olema, mu vanama ei ole mitte kunagi helistanud peale ühtegi intervjuud. Ja tollel päeval, kui ta nägi seda intervjuud AK uudistest, tuli see, pojakene, mis sul juhtunud on? Sa näed nii haige välja. Aga jah, see oli võib-olla, ma mäletan, kui ma tulin Eestisse, see oli siis hiljem oli, mille pärast intervjuusid asju oli, hiljem oli siis koondise mängud, aga see oli kuidagi selline surve ja mida kõrgemale kaugemale jõuad, siis see surve mõnikord on selline suureks läinud ja siis ma tundsin, et mul on vaja kõige lähedaste sõpradega sellist ventiilist natukene välja lasta. Sa lendasid selleks õhtuks lihtsalt siia? Ei olnud nii hull, et ma pidin Eestisse tulema, aga kuna see oli selline pühapäeva õhtu ja tavaliselt pühapäeva õhtuti on väga rahulikult. Sa läksid haigena, andsid need intervjuud ära ja lendasid tagasi? Ei, siis ma liitusin paari päeva pärast koondisega, et Eesti koondisega. Et see oli see. Selles mõttes me oleme kõik inimesed. Aga selles mõttes ongi, mul on nagu hea või selline mõtteviis oli samamoodi oli Jürgen Kloppil. Nagu reaalselt ta ütles, et nii mehed, kui me trenni teeme, siis need on täiega. Kui mängime täiega. Ja see oli ühel peohetkel, kui ütles, ja nüüd, kui me pidutseme, siis me pidutseme ka täiega. Et igal asjal on oma koht ja aeg. Ja kui see õige aeg on käes, siis tuleb samamoodi sellist laadi asju teha. Olen ma selle poolt ja ma arvan, spordis on ka tähtis, et see vaimne pool siis mingi hetk sellist auru välja lasta ja tegelikult sinuast pidasin seda, et kõik see sportlane, see pani ka mingi perspektiivi paika, vaata, haigused on ju sellised asjad, et enne seda mõtled, sa oled nagu kõik võimas ja ta haigeks, siis mõtled, tead, tahaks niisama olla. Kõhuviirus ei ole tore asi. Ei ole. Võib-olla ma hakkan vaikselt sinu otsi kokku tõmbama. Mulle esiteks ma olen mega tänulik, nagu ma mõtlesin, ma sain nii palju ägedaid mõtteid ja mulle meeldib selle, ma ei tea, vaatajad, kuulajad ei taju seda, et kui ma vahepeal unustan ära, lihtsalt mul on nii põnev endalt, sest ma olen nii uudishimulik inimene ja lihtsalt sestid ja miks me seda podcasti pildiga teeme, on sellepärast, et kui me kuuleme lihtsalt helisalvestust, on kuidagi lihtne ja lihtsam astuda sellest välja või kuulata ja jääda nagu pealiskaudseks. Aga kui sa näed, kuidas inimene liigub, kui ta mingi küsimus paneb ta korra vaikima või ta jääb lihtsalt mõttesse või mis ta oma käte ja õlgadega teeb ja kuidas ta reageerib, sest meil on nagu silmad, meil on nina, kõrvad, kõik see, kuidas me mingeid seste, seal on nii palju ja sellepärast see pildiline visuaal, mis kui sinuga siin vestelda, ma vahepeal unustan ära, et meil siin inimeste ümber on. Minu jaoks on see nii põnev tegevus. Nagu kui äge, meile tekib selline mull see ümber, ma ise tajun ja täiega naudin seda. Ma ei oska teiste eest rääkida ja ma ei tea, kas täna siinsed külalised tunnevad, et nad said Ragnarile lähemale
mitte kui tänane eesmärk ei olnudki sportlane, vaata, mis me rääkisime väga palju ja spordist. sellepärast mul on ülihea meel siin olla ja võib-olla avada ka sellist telgitagust poolt, et ka just nagu mõttemaailma poolest, et hästi palju tahetakse jah, sellist kiiret uudisvoogu, hästi tihti. Meelelahutus on. Ja. Halb uudis, suga midagi halvast läks, on mega hea, sellest saab teha, see on meelelahutus. Kui sa eksid, ära eksi. Aga enne kui me lõpetame, midagi sellist, millest sa nagu ääretult kobaled, millest sa oled nagu nii vilets, et sul on nagu häbi kohe rääkida. Aga sa räägid täna siin. Hea küsimus. Ma mõnin tantsimises olin hästi halb, aga see oli üks põhjus, mille pärast selle väljakutse vastu võtsin. Et need töötunnid, mis ma sinna nagu alla panin, oli kuskil 8-10 tundi päevas. Ma pidin hiljem alustama kui teised. Mul ei olnud 0,0 kogemust sellega. Siiamaani ma ei oska takti lugeda. See, et mu tantsupartner selle kõigega hakkama sai. Rütm, takt. Ja, see on üldse pool ime. Ja mul oli algusest peale, et ma sain enam-vähem hakkama. Esimene strateegia oli mul, kui me selle otsuse vastu võtsime, oli see, et ma ütlesin oma tantsupartnerile Kertule, mina olen stripipost. Sina keerutad nii palju kui võimalik minu ümber ja siis on nagu kõik hästi juba. Aga mingid tantsusammud pidin ikkagi nagu selgeks õppima. Ja need töötunnid, mis sinna taha läks, ma jätsin kõik kõrvale, samamoodi Kertu jättis kõik need põhimõtteliselt eraelu, kõik muud projektid jätsime kõrvale, sest et minusugust elevanti oli vaja liigutama hakata ja selles suhtes ma mingil määral näitasingi, et kui töötunnid sinna taha panna, talenti minimaalselt, siis teostus on võimalik teha. On. Minu meelest sa said suurepäraselt hakkama, sellepärast, et minu enda elukaaslane on olnud kunagi tipptasemel tantsinud ja tema õde on tipptasemel tants ja täiesti juhuslikult tema õemees võitis selle saate, Marko. Nüüd me oleme lähedalt seotud ja ma elasin väga tihedalt kaasa, et meil pandi sel päeval isegi õhtul, mina otseselt ei vaadanud, aga mul elukaaslane pani isegi teleka tööle, kui laps magas. Ja see, mida nad andsid üldiselt Eestile, näitasid seda energiat ja kõike, see oli hullult äge ja muidu ma oleks juba varem kohtunud, sest kõik need tantsijad pildistasin mina ise üles, sest ma olen TV3-le enamus reklaamid viimase 15 aastaks. Ma oleks varem kohtunud, aga kuna te olite jokkerid, siis ma ei teadnud isegi, et te eksisteerite ja te tulete. Aga mina arvan ja mina oskan hinnata seda, sest kui mina peaksin tantsima nii, nagu sina tantsisid, mul oleks vaja aastat. Takt, rütm, mis poole, suunad, see on see, et kui sa oled see tantsu nii-öelda see staar pool, siis lihtsalt naerata. Kõik läheb hästi taldi algusest peale kohe, lihtsalt naerata. Okei, liikuma peab ka. Aga ma olen ausalt, ma ütlen, kui ma ei oleks nii hea tantsupartneri nagu Kertu sinna läinud, siis ma ei oleks, ma arvan, sellega hakkama saanud. Sest tantsus on tähtis, et mees juhib, aga meil ikkagi Kertu terve aja juhtis seal. Ma lihtsalt tulin kaasa asjaga. Ma arvan, et see saade oli suurem kui see, et inimesed võistlevad seal omavahel. See on ikkagi see, mida ta näitas, mida ta andis tantsule ja vaatajad, numbrid näitasid seda, et kõigil meeldis seda arengut näha. Et Ülle ja Marko, see oli väga äge. Need olid täiega äge. Teistpidi mul on ülihea meel, et mina sinna sattusin sellise spordiinimesena. Ma tundsin ka, et ühiskonnas on tekkinud selline fenomen, et tantsimine ei ole nagu nii mehelik või maskuliinne. Ja siis vaadates, kui raske see minu jaoks oli koordinatsiooniliselt liikumised, need taktid, need asjad, siis ma ütlen, et see on väga raske. Ja siis tavaliselt need machomehed, kes seda ütlevad, mis see tantsimine, mis see on, siis see ei ole midagi maskuliinset. Siis nad tavaliselt, kui tantsuks läheb, siis nad ütlevad, ma pean vetsu minema või siis seisavad seal niimoodi võib-olla teevad. See nõudis väga palju julgust. Kui palju sa mõtlesid enne, kui sa selle vastu võtsid? See realiseerus hiljem, kui ma ütlesin, siis ma sain aru, et see vastutus on nagu päris suur, et ma pean seda nii palju hiljem tegema, aga teistpidi ma tahtsin väga teha, et isegi kui ma oleks failinud esimeses saates, siis ma samamoodi oleks nagu näidanud, et okei, ma võtsin selle väljakutse vastu ja see ongi üliraske. Siiamaani ma ütlen, see on üliraske liikumisstiil ja kõik sportlased, kes tahaksid oma koordinatsiooni arendada,
võiksid selle oma kavva sisse võtta ja seda kõik tantsima? Mingis tsüklis kindlasti on see koordinatsiooniliselt väga-väga hea tegevus. See, mida sa praegu räägid, on tegelikult teada-tuntud tõde, et maailmas mitu näiteks profiboksijat on, nii et võtad vahepeal aja maha, et tantsinud, jalgadega teinud tööd ja nad liigud hoopis teistmoodi. Ma arvan, et kokkuvõttes sinu panus üldse Eesti spordile, noortele, sa kindlasti adud, kui palju sa inspireerid noori ja mina isiklikult, mina ei ole veel enam nii noor, aga kui sinu julguse, sõbralikkuse sa paned kokku nagu sellise nii-öelda jalgpallimaailmas ikkagi Eestis sellise superstaari ja inimese, et me ei näe seda lihtsalt sind, tänu sellele ka, et sa siin oled, et see pelgalt on Instagramis üks staar, kellel on jube palju follower'e ja ta on mänginud nii paljudes meeskondades ja ta on teinud seda ja teist, et sa mulle andsid see, ma nägin nagu su hinge siin natuke, et see sõbralikkus ja läbi sinu mõttemaailm, see väga huvitav oli see. Ja väga meeldis mulle see mõte, et sinu otsus on ainuõige otsus. Kui palju teeb see elu lihtsamaks? Kui üks noor inimene lubabki endale nii-öelda kellegi silmis eksid, sest ma kujutan ette, et sinu teel oli ka väga palju neid inimesi, kes ütlesid, ära tee, ei maksa, tead palju sa pead tegema trenni mees, et tule. Kas äkki jalgpall ei ole sinu mäng? Võib-olla peaaegu tõmbasin otsa kokku, aga kas oli väga palju sellist või kus sa tundsid, et see vist ei ole minu mäng? Otseselt ma ei tundnud, et see ei olnud minu mäng, lihtsalt spordiga või minu poolse jalgpalliga on see lapsest saati hakkad tegema seda. See on sinu selline armastus ja sa nagu liigud selles võtmes ja kui sa lähed ka selles alas, selles asjas paremaks, siis see nagu kindlustab seda, aga jah, kui sa hakkad jõudma sinna tipptasemele, kus siis hakatakse seal selekteerima ja kellele hakatakse andma neid lepinguid, kellele mitte. Sildistama ka just kui on. Et siis kindlasti on nagu, et mis sina sealt tulles seda või teist või kolmandat teed, miks sina või... Aga see on alati isegi selline kriitikanool on alati on minu jaoks innustav, mitte selline, et hakkad kahtlema endas. Et see on hästi edasiviiv jõud. Okei, see võib ka vastupidiselt minna, aga kriitika on edasiviiv jõud, sest muidu kui kriitika ei oleks seda, siis ta oleks lihtsalt negatiivism. Et kriitikat on ka vaja. Muidugi kriitika oleneb väga tugevasti ka sellest, kes seda annab. Mõned on lihtsalt pettunud enda elus, siis nad annavad väga imelikku kriitikat sulle. Aga kes adekvaatset kriitikat annab, see on mõnes mõttes kulda väärt ja sellest aru saada on ka oskus. Kuidagi see, et sa suudad teha pausi ja mitte ärritada, sest ärritavad neid asjad ju, mis meid ennast enda juures häirivad. Kui mul miski, kui ma tunnen, et see on mul väga nõrk koht ja keegi ütleb, et see on su nõrk koht, siis ma ütlen kohe, aga mida sa ise teed, vaata. Ja sealt hakkab vestlus, mida me ei nimeta vestluseks, see ongi vaidlus või selline. Me arvame, isegi siis, kui me oleme selles väga osad juba, ikka keegi suudab meist tuua välja selle, et... muidugi see häirib, isegi kui keegi nagu ütleb seda sulaselget tõde, mida sa ise nagu alateadvuses tead nii hästi, siis ikkagi häirib. Aga siis võtad rahulikult ja teed analüüsi ja siis on kõik hästi. Üks maagi väike selline pikaldase mõtlemisega poisike. On tänud, et sa tulid. Ma arvan, et minul isiklikult, ma arvan, sa oled väga suur iidol oma lastele. Ma kujutan ette, et Eesti jalgpall, see, mida sina oled selle jaoks teinud, on midagi sellist võib-olla, mille suurt mõjutust me näeme 10 aasta pärast, sest täna sinu rollid, mida sa täna teed, mõjutavad ju väga palju seda ja ma ootan huviga. Ja nagu ma alguses juba ütlesin, ma olen väga tänulik su aja eest ja uskumatu see episood mul läheb väga korda. Aitäh selle eest. Ülihea meel siin olla. Tänud.